Kokkuvõttes jäin päevaga rahule, et nagu keskendusime päris kõvasti ja üritasime kui esimesest katsest ikkagi sõita võimalikult kiiresti, et mitte minna midagi proovima, vaid ikka sõita nii, et mitte sekundit kui ära hakata andma. Et ega selge on see, et iga sekund, mis on ära antud, seda on nagu raske tagasi võidelda ja üldiselt olen rahul, kuigi nüüd jälle jäi mul see testimine väga minimaalseks, kuna näiteks Andur andis saba, aga tiim tegi muidugi suurepärast tööd ja alla ööpäeva Inglismaalt oli Andur kohal ja auto oli selles mõttes ikkagi võistluseks valmis, loodame, et ilusti peab lõpuni vastu ka. Minu teada vist äkki on homseks ka 2 minutit antud esimesele 10-le. Selles mõttes, kui seda täna ei oleks olnud, siis näed, et siin külalisvõistlejale ilusti on pakutud esimene number ja saab esimesena startida, kuigi ta muidugi on ka punktidega täna peal meist, et selles mõttes kõik õige. Aga kui nüüd oleks 1 minut olnud, siis oleks me suures hädas olnud, sest et isegi 2 minutiga oli teatud kohtades täna tol mees. Homme päevaaeg raske öelda, võib-olla äkki on ikkagi okei, kui on 2 minutit vahet. Ma arvan, et otse segama ei hakka, aga minutiga oleks kindlasti keeruline. Eriti just alguses, kui seda lahtist tolmu on palju. See esimene läbimine kindlasti on eesotsas raske. Teed on selles mõttes tuttavad küll, aga vaata ei olnud nagu nii ammu neid vaatamas käinud, et palju on muutunud vahepeal. On kõvasti teid laiemaks tehtud, kraave äärde tehtud. Ütleme, ainukene tee või ütleme katse, mis on tõesti nagu kõige tuttavam on vinnikatse ja läbi kehale, et see on mul nagu tõesti tuttav, aga ülejäänud katsed on kõik nii, et rohi on kõrgeks kasvanud ja ega väga midagi meeles ei ole, sest ikkagi väga pikalt siin sõit ei ole, aga jah, selles mõttes on küll rohkem tuttavad, kui need tänased olid, sest seda tänast katset ma pole üldse kunagi sõitnud ja Kundalinnas ei ole ma ka kunagi varem sõitnud.